Tervist! Rõõm täna kõiki siin näha. Teispool videoekraani ka. Kreditinfo ja Rahapesu Andmebüroo ja Cobalt on täna kolmekesi seljad kokku pandud, et rääkida ühest teemast, mis praegu on ju väga päevakajaline. Käimasolev Ukraina sõda on iga päev uudisvoogu toomas aina sõna sanktsioonid ja sanktsioonid. Ja kui võib-olla sellised pangad ja suurettevõtted saavad väga hästi aru, saavad hästi aru, mis on sanktsioonid ja kuidas neid vältida ja nii edasi, siis meie kreditinfos, kes me hästi palju tegeleme ka sellise 10 töötajaga ettevõtetega, sellised väiksed ja keskmised ettevõtted, siis seni võib-olla on jäänud mulje, et see on selline võõras maailm, millesse väga süvenema ei peakski. Aga koos Rahapesu Andmebüroo ja teiste partneritega püüame natuke nüüd sisse heita ka selles vaatenurgas, et mida üks väikeettevõtja peaks sanktsioonidest teadma ja kuidas ta neid arvesse peaks võtma, et mitte ka seadusega pahuksisse astuda ja läbi oma tegevuse tegelikult ju siis toetada ka agressorriiki Venemaal. Ja selle avangu ma annaksingi Rahapesu Andmebüroo esindajale Laura Ausile, kes esmalt siis tutvustab meile, mis asjad on üldse sanktsioonid ja miks neid kasutatakse. Siin on see pult. Tere ka minu poolt. Kõigepealt ma tänan kutsumast, et mul on hea meel osaleda sellel seminaril ja veel kord jälle rääkida sanktsioonidest, mis võib-olla varasemal pool aastat juba tagasi olid natuke aktiivsemad, kui nad olid võib-olla 2 aastat tagasi, et tegelikult ju sanktsioonidesse pilguheit hakkas juba eelmise aasta suvel seoses Valgevene sanktsioonidega, mis siis nagu tuli. Täna ma annaks esialgu siukse üldisema ülevaate üldse rahvusvahelistest sanktsioonidest ja jätaksin teile sinna lõppu mõned lingid, kus siis juba saab nagu täpsemalt vaadata, et meie kodulehel on olemas ka mõningad salvestused, mis on nii ettevõtjatele, krüptoettevõtetele ja nii edasi, kus saab siis täpsemalt infot vaadata ja detailsemalt. Nii, mis on siis rahvusvaheline sanktsioon? Sanktsioonid on piiravad meetmed, nad on mittesõjalised, nad on kehtestatud siis eesmärgiga tagada rahvusvaheline rahu, julgeolek ja inimõiguste järgimine. Eesmärgiks on ka mõjutada siis muuta käitumist, lõpetada keelatud tegevused, sildistada teatud sanktsioonide objektiks olevat riiki, piirkonda või isikut ja sanktsioonide vorm võib olla erinev. Mittesõjalised meetmed ennekõike selles suhtes, et alati on küsimus, et kallim on sõda või siis mittesõjalised sanktsioonid. Kui me teame, et sanktsioonid võivad väga kallid olla. Sanktsioonide kohaldamine, rakendamine nii riigi enda poolt kui ka siis erikohustustega isikute poolt, kes on enamasti finantsasutused, kui ka tavalise juriidilise füüsilise isiku poolt. Et seda kulu ja seda väärtust on üritatud päris mitmes uurimustöös arvutada, et kas see nüüd oli odavam või kallim, kui seda sõda pidada, aga sellele mitte kunagi vastust ei saa. Sellepärast, et nagu siit tekstist jookseb läbi, et sildistada objektiks olevaid riike. Ja see tähendab seda, et reputatsiooni risk ja reputatsiooni kahju ei ole mõõdetav mitte kunagi, sest selle tagajärge tavaliselt ette ei näe ja seda arvutada ei saa. Tõin teile välja siia natukene ajaloost, et kus need sanktsioonid alguse on saanud. Päris alguse tegelikult nad said juba enne Kristust Kreekas, kus ühe provintslinna vastu kehtestati embargo, et temaga kaubelda ei tohi. See oli kõige algeline sanktsioon, mis siis esimest korda kehtestati. Nüüd aktiivsemaks nad läksid 20. sajandi algusel esimese maailmasõjaga, kus siis hakati piirama siis agressorite vahendeid. Peale teist maailmasõda ehk siis ÜRO eelkäija tegi sellised esimesed tugevamad sanktsioonid juba, mis siis nagu maailmapildis tulid ka rohkem nähtavale. Külma sõja ajal kehtestati sanktsioone usinasti
aga võib-olla meile ja ettevõtjatele tuli ta kõige selgemalt lähemale 2001. aastal seoses terrorismisanktsioonidega, mis siis ÜRO kehtestas Talibani ja Al-Qaeda vastu. Nüüd meie mõistes, kui mõelda Taliban, Al-Qaeda ja need terroristid, kes siis islamiriikides enamasti asutsesid, siis meist jäid nad natuke kaugele. Siis 2014 tulid need sanktsioonid meile juba lähemale. Esimest korda kehtestati Venemaa suunas sanktsioonid seoses Krimmi annekteerimisega. Sealt mindi ka edasi sanktsioonide mõistes selliseks võib-olla valdkondlikumaks, kui ennem ÜRO sanktsioonid, mis olid terrorismidele suunatud, olid peamiselt nimelised, konkreetsed isikud olid sinna määratud ja võib-olla Põhja-Korea suunas, mis kehtestati sanktsioonid seoses selle tuumateemadega, siis seal olid natuke seda valdkondlikkust seest, aga esimest korda siis Euroopa Liit kehtestas ka mingitele konkreetsetele sektoritele piirangud nagu finantssektorile, energiasektorile ja nii edasi. Nüüd sanktsioonirežiimidest rääkides korra mainisin ÜRO, kes kehtestab sanktsioone, Euroopa Liit ja USA on sellised peamised. Peale UK lahkumist Euroopa Liidust on ka UK sanktsioonid saanud päris suure osakaalu, kuid UK on selline huvitav sanktsiooni kehtestaja, tema jääb alati sinna USA ja EU vahele, ehk siis midagi ta võtab USA-st üle, midagi ta võtab Euroopa Liidust üle, ta alles otsib sellist oma sanktsioonide kehtestamise kohta. Aga nagu slaididel näha on, et siis päris palju sanktsioone ka kattuvad, aga päris palju sanktsioone on ka eraldi. Erinevad. Sanktsiooni siis kehtestatakse kindla riigi, piirkonna, olgu see siis mingi režiimi suhtes, kes siis seda riiki allutada tahab, organisatsiooni, asutuse, üksuse ja füüsilise isiku või isiku suhtes või vastu. Sanktsioonide mõistes mul on hea alati kasutada üksus eesti keeles hästi võõras sõna, et esimest korda ma tõin selle sisse oma magistritöös, kuna ma ei suutnud lihtsalt järjest füüsiline isik, organisatsioon, sihtasutus, kõiki neid, ehk siis üksuse all peetakse alati mingeid selliseid organisatsioonseid asju, mis siis ei ole füüsilised isikud. Uuesti tagasi tulles peamised kehtestajad, olen pannud alla ka logod. Euroopa Liidule on, või tähendab Eestile on kohustuslikud või juriidiliselt kohustuslikud ÜRO, Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi valitsuse sanktsioonid. USA ja UK sanktsioonid ettevõtja või siis erikohustustega isik valib vastavalt siis oma riskitaluvusele või sellele piirkonnale, kus tema siis oma äri teeb, et kui teha USA-ga äri, siis tegelikult peaks ka USA sanktsioone jälgima, kui teha UK-ga äri, siis ka UK osas. Ja mitte ainult, et kas partner sealt pärit on, vaid ka selles suhtes, kus see kaup pärit on, kuhu see kaup liigub ja kas see kaup liigub äkki transiidist kuskilt sellisest riigist läbi. USA puhul on ka hästi huvitav see, et USA-l ei pea olema alati nii-öelda füüsiline või mingi keha seal, et see sanktsioon kehtiks, vaid USA puhul alati, kui maksta dollarites, siis USA element on juba seal sees ja USA sanktsioone tegelikult peaks järgima. Miks on oluline mõista sanktsioone? Et sanktsioonid kindlasti on esimene asi, mis kõigil meelde tuleb, regulatiivne risk. Sanktsiooni ei täida, siis Eesti Vabariigi seaduses, karistusõiguse seadus, paragrahv 93.1 on see kuritegu ja selle eest karistatakse 5 aasta vangistusega. Teiseks on siis, et võib sanktsioonide eiramine tuua kaasa isikutele siis mainekahju. Nad mitte ainult see, et on võimalik kaotada kõik partnerid, kui sa oled sanktsiooni rikkunud, vaid siin tegelikult lükatakse kogu turult välja. USA-s on see eriti karm, et kui sa näiteks oled ekspordikontrolli või kuskil rikkunud või vahele jäänud, siis sa oled päris pikaks ajaks avaliku nimekirja ka veel üles ja absoluutselt peaaegu ükski see USA juriidiline isik ei julge sinuga enam tehinguid teha. Siis, et see oli võib-olla üks kord ja kogemata juhtus. Ja sanktsioonid on ajas muutuvad. Nad peaks omama üllatusmomenti, ehk siis kedagi ette ei teavitata, et sina nimekirjas oled,
Et nii hea on alati näidet tuua, et hommikul astud uksest välja, võtad ajalehe sealt trepi pealt ja siis vaatad, et oih, mul ei olegi enam raha, kõik on külmutatud, midagi ei ole. Et sisuliselt peaksid nad omama sellist üllatusmomenti, et siis need subjektid ei saaks oma raha ära peita või ära realiseerida. Sanktsioonid on hästi erinevad. Kui sanktsioonirežiime vaadata, sanktsioonid tulevad alati õigusaktist. Ükski kohus neid peale ei pane, need on kokkulepped organisatsiooni või riigi või siis liidu, Euroopa Liidu poolsed kokkulepped. Need pannakse siis õigusaktidesse ja õigusaktidest tulenevad siis kõik need õigused, piirangud, kohustused, keelud. Aga iga režiim on erinev ja need režiimid võivad teenida erinevat eesmärki. Neil võib olla omaette sarnasusi. Kui me mõtleme näiteks Valgevene ja Venemaa sanktsioonirežiimidele, siis sealt võib leida sarnasusi, aga alati tuleb tähelepanelikult ikkagi konkreetselt seda regulatsiooni lugeda, kuna seal võib ka olla erisusi isegi definitsioonide osas, kus siis see kehtestaja ongi ette näinud, et näiteks transport, mida see siis tähendab ja mida see hõlmab ja teises režiimis see transport võib olla täiesti erineva suunitlusega. Näiteks Venemaa sanktsioonirežiimis täna isiklikke huvisid või siis sanktsioonisubjektide omandit agregeeritakse, aga Euroopa Liit täna seda teiste sanktsioonirežiimide osas teinud ei ole. Ehk siis väga oluline on nende erinevustest aru saada. Igalühel on kohustus järgida sanktsiooni. Nii on. Meie riigis reguleerib rahvusvahelise sanktsiooni kehtestamist, rakendamist, kohaldamist meie rahvusvahelise sanktsiooniseadus. Paragrahv 19 ei ütle küll selgelt välja, et iga Eesti kodanik peab seda sanktsiooni täitma, küll aga ta viitab sinna ära, et kui füüsiline ja juriidiline isik tuvastab või kahtleb, et temaga ärisuhtes olev isik on sanktsiooni subjekt ja tehing rikub finantssanktsiooni, siis peab ta finantssanktsiooni kohaldama ja sellest teavitama rahapesu andmebürood. Hästi tihti tekitab segadust seda, et ma päris täpselt ei tea, kas minu partner on sanktsiooni subjekt. Ma lähen küsin, aga samal ajal nagu tegevus toimub. Tegelikult, kui see kahtlus juba tekib, siis peab kohaldama juba sanktsiooni. Ehk siis stopp, kõik jääb seisma. Olgu see kas või siis hoolsusmeetmete kohaldamise nime all, et ma enne sinuga edasi ei lähe, kui ma olen selle selguse saanud, kas sa oled subjekt või mitte. Et see sanktsiooni kohaldamine on automaatselt nii, kus kahtlus sisuliselt tekib. Kõik kardavad ilmselt kahju, mis võib tekkida sellega, et ma panen kellegi süütu inimese varad kinni, ma loobun mingist tehingust, siis julgustuseks võin öelda, et igas sanktsioonirežiimi õigusaktis on kirjas, et heas usus sanktsiooni kohaldamise kahjusid ei korvata. Tõin välja ka mõningad sanktsioonitüübid. Sanktsioonitüübid on tavaliselt, neid jaotatakse erinevate kehtestajate poolt erineval viisil, aga peamised tüübid on ikkagi meetmete järgi ja peamine, mis siis kõige levinum on finantssanktsioon, on erinevad tsiviilõiguslikud piirangud. Näiteks meil on täiesti tulnud uus mõiste nagu tehingukeeld, mis tuli Venemaa sanktsioonirežiimiga. Sissesõidukeeld on selline juba varasemalt levinud ja seda on kehtestatud päris paljude isikute suhtes ka Eesti Vabariigi valitsuse poolt. Strateegiliste kaupade ja muude kaupadega kauplemise piirangud, strateegilised kaubad siis ennem kõik inimõigusi rikkuvad, militaarkaubad, kaheti kasutavad kaubad. Ja muud kaubad siis võivad sinna minna puit, teras, metall, mis iganes seal režiimis siis konkreetselt mainitud on. Krimisanktsioonidega on ka turismiteenust ja teenuse osutamise piirang ja see piirang nüüd kehtestati ka siis nii-öelda Luganski ja Donetski piirkonna osas, kus siis loodi ka täiesti uus sanktsioonirežiim see aasta. Vahepeal üks küsimus, kui tohib. Armin Penner on küsinud, kas rahapesu andmebürood tuleb teavitada ainult ÜRO või Euroopa Liidu sanktsiooni kohaldamisest ja mitte näiteks UK või USA sanktsioonide kohaldamisest? Rahapesu andmebürool on kodulehel üleval ka teate tegemise juhend ja juhendis on toodud ära erinevad indikaatorid, millal siis rahapesu andmebürood teavitama peab. Me oleme nüüd seoses selle uue olukorraga seda juhendit uuendanud
ja seal on küll kirjas, et ISR, siis International Sanction Report inglise keeles, kus ta tuleb, on eraldi indikaator number 4, kus siis juhul, kui ettevõtja või erikohustusega isik on otsustanud oma riskiisust tulenevalt kohaldada teiste režiime, siis sellest ka ta teavitab rahapesu andmebürood, kui ta näeb rikkumist. See, et ta kohaldas, sellest meil teavitada ei ole. See on selline kahtlusepõhine indikaator, kus siis RAB tagasisidet ei anna, et kas siis ta on kohaldanud seda õiguspäraselt, sest meil ei ole õigust seda öelda, meil ei ole selle hindajad. Aga kui on ikkagi rikkumine olnud, siis rahapesu andmebürool on see väga hea info, kas siis muudes menetlustes või muuks indikaatoriks, aga Eesti Vabariigis nende teiste sanktsioonide rikkumise eest süüdi ei mõisteta. Küll aga võib see sama kehtestaja tulla ja ise karistust määrata. Ehk siis ka Eestis on olnud üks kaasus, kus USA tegi süüdistuse Eesti kodaniku vastu ja selle eest ka karistada sai. Ja siin ongi mõningad näited siis sanktsioonirikkumistest, mis siis nagu Eestis on toimunud. Et kui sellised artiklid ikka ajakirjas ilmuvad, siis ma kujutan ette, et mõne väikeettevõtja jaoks võib see suht lõpetamisele kuulub olla, et kui niimoodi ära sildistatakse. Lisainfot on võimalik leida siis rahapesu andmebüroo kodulehel. Ettevõtjatel oleme ka teinud eraldi infopäeva 18. aprillil. Sealt saab siis täpsemalt, kuidas seda sanktsiooni kohaldama peaks, mida peaks vaatama, kui partneri osas sellist hoolsusmeedet kohaldate ja teda tundma õpite. Ja Facebooki lehel on ka salvestus. Ja kodulehelt ja Facebooki lehelt saab ka muid update'e siis, mis sanktsioonide osas on toimunud. Aga nüüd ma ootan teie küsimusi. Vahepeal esitan Roman Bogdanovitš on esitanud küsimuse, et kas reguleeritud monopoolsed ettevõtted saavad osutada teenuseid sanktsioneeritud isikule? Sanktsioone peavad kohaldama kõik. Ka need ettevõtted. Ehk siis selliste sanktsioneeritud ettevõtete või siis eraisikutega saab tegemist teha enamasti sellisel viisil, nagu on selles õigusaktis kirjeldatud. Et juhul, kui seal on välistus, sa ei tohi müüa puitu, välja arvatud juhul, kui see puit on selline ja selline. See on välistus, selles osas igaüks tunneb ära, see puit on selline, ma võin seda puitu müüa. Kui nüüd on aga erand ja räägitakse konkreetsest erandist, siis seal on ametiasutuse luba vaja, pädeva asutuse luba vaja, finantssanktsioonidel on selleks RAB, kaupade osas Maksu- ja Tolliamet, muud teenused ja sellised asjad on MKM-i teema. Ehk siis vastavalt selle erandiga see pädev ametiasutus annab, ehk siis hindab ära, kas need eranditingimused on täidetud. Kui saalis olevalt küsimusi hetkel ei tule, siis Armin on veel küsinud režiimi mõiste kohta, et mida täpselt tähendab režiimi mõiste ja viitab, et rahapesu andmebüroo teate esitamise juhend seda ei käsitle. See režiim on selline mitteametlik definitsioon pandud siis ühele sanktsiooni kogumile, et kes seda režiimi kõigepealt kasutama hakkas, oligi ÜRO oma sanktsioonide kehtestamisel, ehk siis üks resolutsioon, mis oli näiteks Põhja-Korea vastu. Siis selle kogumi, nende piirangute keeldude kogumiks öeldigi, et see on nüüd Põhja-Korea režiim. Siis samamoodi oli Taliban Al-Qaeda suhtes üks režiim ja täna võib öelda siis Venemaa suhtes sanktsioonirežiim. Aga enamasti tegelikult praktikas tähendab see ühte seda Euroopa Liidu määrust, kus on siis piirangud ja keelud kirjas. Kindlasti tunni jooksul veel saab siin läbi chati ka küsimusi esitada, aga kui neid hetkel rohkem ei ole, siis saame tänada rahapesu andmebüroo esindajat. Ja annaks sõna edasi krediitinfo esindajale Urmas Paile, kes räägib
võimalikest tööriistadest, mis ettevõtetel kasutada on, et mitte sattuda siis sanktsioonidega pahuksisse. Ja saame jätkata. Nii, aga tere siis kõigile saalis viibijatele ja kuulajatele ka minu poolt. Mina olen Urmas Pai. Olen siis liitunud eelmisel aastal Krediitinfo Eesti aktsiaseltsi Tööka perega ja vastutan siis sellise valdkonna eest, nagu seda on KYC, ehk siis Know Your Customer, peitub selle akronüümi taga. Põhimõtteliselt siis kliendiandmete tundmise teenus. Minu taustast nii palju, et enne Krediitinfoga liitumist töötasin 10 aasta Rahapesu Andmebüroos, mille esindaja meil just ka väga hea esitlused tegi siin eelmises plokis. Ja päris palju puutusin siis minevikus kokku sanktsioonide rakendamisega ja täna on selline olukord meis maailmas, kus on selle sanktsioonide rakendamine, võib öelda, et väga oluliselt pildile tõusnud peaaegu kõigi siis eksportivate ettevõtete igapäevases majandustegevuses, siis püüame leida mingisuguseid abivahendeid ja meetodeid, et aidata siis ettevõtetel vältimaks võimalikke riske ja olla siis tegutseda koostöös siis kehtestatud õigusega. Nii. Ja Krediitinfo Eesti tutvustuseks tuleb öelda seda, et me oleme selline globaalne ettevõte, grupi ettevõte, mis on siis asutatud Islandil. Meil on, terves grupis on täna tööl rohkem kui 400 töötajat siis erinevates harukontorites. Ja peamine siis ütleme selline tegevusvaldkond on siis andmete töötlus, andmete analüüs, andmete müük erinevate toodete näol, siis, mis varieeruvad näiteks siis, kui me juba kõigest siis natukene rääkisime, siis näiteks tegeleme ka turuanalüüsidega, krediidihinnangutega, erinevate toodetega, mis aitavad siis maandada riske siis ettevõtetega ärisuhetesse astumist. Ehk siis ettevõtete tausta tundmine. Nii. Krediitinfo Eesti on siis meie vähemalt peame ennast siis juhtivaks krediidibürooks. Meil on turuosa Eestis 45%. Meil on umbes 1000 äriklienti. Vabandust, 10 000 täpselt numbrit kahjuks ärisaladuse tõttu ei saa välja öelda, aga nendest klientidest või see klientide number mul presentatsioonis hiljem on siis oluline teada, sellepärast, et ma siis natukene demonstreerin seda, kuidas meie siis oma klientide osas sanktsioone kontrollime. Ehk võib-olla siis annab see sellise parema nagu ettekutse sellest, et kui suur see probleem või siis selline see seadusega pandud kohustus või õigusega pandud kohustus siis meile endale. Et ma siis demonstreerin ka seda, kuidas me ise oleme seda siis teinud ja siis võib-olla siis saavad kuulajad siit siis häid ideid, kuidas seda siis oma probleemi, oma klientide baasi kontrollimist lahendada. Meie kliendid siis peamiselt finantssektoris, nii suured kui keskmise suurusega ettevõtted, kuid ütleme see KYC segment täna ja see toode, mis meie siis nagu lahendusena pakume, on pigem suunatud ikkagi sellise SME-le ehk siis small and medium-sized enterprise'ile, kes siis võib-olla ei ole endale veel väga selliseid põhjalikke sanktsioonikontrolli meetmeid integreerinud ja peab seda siis tegema kahjuks suhteliselt vähemas või suuremas vormis käsitööna. Ja siis sellisel juhul meil ongi kindlasti hea meel appi tõtata.
edasi. Et tutvustan siis seda tööriista, mida meie oleme siis täna klientidele pakkumas. Selle nimi on siis Shared Chaos Utility, mis ei ole mitte midagi muud, kui on tegemist siis tunnema klienti platvormiga, kus me siis saame tuvastada erinevate klientide taustaandmeid. Nagu öeldud, see on siis peamiselt tõhus tööriist nendel ettevõtetel, kellel ei ole endal siis tõhusaid süsteeme veel integreeritud majasiseselt, kuid ütleme, piisavalt puudub siis selline kompetents või ütleme selline väga hea know-how, kuidas siis oma näiteks välispartnerite tausta kontrollida. Et sellist head tööriista turul peale meie täna ma väga hästi ei teagi, kuid kindlasti on see vajalik teatud siis ütleme sektoris, kes siis tegutsevad nii ekspordi ja impordi suunal, et nad ei siis kas tahtmatusest või ettevaatamisest kas ei rikuks sanktsioone või ei teeks siis ütleme äri mingite selliste ebasoovitavate isikutega, mis võivad siis ilmselgelt kahjustada nende maineriski või siis neile ka näiteks mingisugust konkreetset ütleme muid riske siis pakkuda, kas või seal osalemisest kriminaalsetes skeemides, kuni siis puhtalt mingi pettuse ohvriks langemine, mingisuguste ebasoodusväärsete ärisuhete loomine. Ja kuidas me seda siis teeme? Et meie platvorm võimaldab siis lihtsa ligipääsu selliste juriidiliste isikute andmetele. Meil on, kasutajaks on juriidiline isik, et meil kahjuks seda selle platvormi kasutamiseks tavalisele füüsilisele isikule sellist juurdepääsu andmise lahendust ei ole, aga põhjuseks on siis lihtsalt andmekaitse regulatsioon ja siis meil on siis põhimõtteliselt business selline toodang. Me oleme välja töötanud siis teenused, kus on siis erinevad andmeallikad, mis siis võimaldavad klientide tausta tuvastada ja mis on siis veel selle lisafunktsionaalsus selle utility juures on see, et me saame neid läbi selle keskkonnas ka mugavalt jagada nende isikutega, kes on sellesse utility'sse siis samuti liitunud, aga ka siis vajadusel on siis võimalik need raportid siis välja printida, välja salvestada ja siis saata sinna kuhu vaja, et see on selles mõttes selline mugav ja lihtne moodus taustaandmete jagamiseks ka. Mis allikaid me kasutame? No meie andmed tulevad siis, mul on hiljem selle kohta ka nagu siis üks täpsem slaid, kuid oleme kasutamas siis selliseid üldtunnustatud siis ka ütleme pangandussektori poolt heaks kiidetud andmeallikaid, mis siis peaks selle toote vastu siis tekitama kõrge usaldusväärsuse, mida see täna julgen öelda on ka väga heal tasemel. Ehk siis need andmed on väga hea kvaliteediga, siis suhteliselt täielikud ja on ka väga hea katusega siis globaalselt. Ehk siis üle maailma on võimalik siis neid ettevõtete taustaandmeid välja pärida. Mis meil veel on, et meil on selline mudel on ka väga paindlik, mis puudutab siis hinnastamist SME-del, et meil on siis hinnastamine päringupõhine, et kui me võib-olla siis teatud turul tegutsevad konkurendid pakuvad küll võib-olla mingi lahenduse, aga küsivad selle eest siis kaunis suure summa siis raha, siis SME-del kindlasti on võimalik neid kulusid kontrolli alla hoida niimoodi, et nad siis kasutavad ainult teatud juhtudel, kui neil tõesti vaja on seda siis taustaandmete kontrolli ja siis meie toode on selleks ka väga sobilik. Samuti on meil kõigil andmetel siis allika ajatempel, see nüüd on oluline kohustatud isikutele rahapesu ja terrorismi rahastamiseks, see on seaduse mõistes, sellepärast et järelevalve kindlasti küsib seda, et siis kuna ja kelle poolt ja millisest allikast on siis need andmed verifitseeritud, teatavasti siis isiksumaduse tuvastamine meil protsessis on ju selline, et kõigepealt me pärime need andmed ja siis me kontrollime neid andmeid ja siis tõesti see teinekord on siis peavalu tekitanud kohustatud isikutele, et mis on see siis teenuse pakkuja ja kuidas ma saaksin neid andmeid siis kontrollida ja verifitseerida. Et ka siin selle kohta meil on siis lahendus olemas ja täna turul hästi pakkuda. Samuti siis turvaline andmete säilitamine jagamine loomulikult teie andmetele mitte keegi teine peale teie enda ligi ei pääse. Selle ligipääsu saate te ise, ütleme, ettevõtte peakasutaja saab määrata, saab siis lisada töötajaid, see peakasutaja sinna, kus siis andmetele juurde nagu saab ja siis loomulikult seda ligipääsu hiljem ka siis, kui näiteks töötaja peaks lahkuma teie ettevõtted, siis saab selle siis ka kinni keerata.
et selline see põhimõte on. Tegemist on siis veebipõhise lahendusega, et lihtsalt veebiaadressile loogite sisse ja saate sealt teha siis erinevaid päringuid ja päringute vastuseks on siis raportid. Raportitel tulevad andmed, ütleme siis näiteks, kui ettevõttega on seotud mingid isikud, juhatuse liikmed, tegelikult kasusaajad, siis neid on võimalik koheselt ka siis screenida ehk siis kontrollida vastu siis sanktsioonide andmebaasi, ehk siis kohe on võimalik näha, kas siis ettevõtte, kelle siis kohta ettevõttega seotud eraisik, kelle kohta siis raportis vastus tuli, et kas see on siis ka kuskile sanktsioonimekirja kantud või mitte. Et selline lahendus on ka siis meil välja töötud. Nii, lähme edasi. Et jällegi, et miks seda lahendust kasutada, et selline üldine slaid, et kohustatud isikutele AML regulatsioonid nõuavad siis kõikvõimalike hoolsusmeetmete täitmist, selleks, et siis vältida rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist. Selleks tuleb siis tunda oma klienti, rakendada tunne oma klienti põhimõtet ja teostada siis erinevad hoolsusmeetmed, millest siis üks on siis isikusamasuse tuvastamine. Ja just nimelt selle juriidilise isikusamasuse tuvastamine pool on siis see oluline, verstapost või oluline siis selline probleem, mille meie toode ära lahendab selle kliendi jaoks, et kasutame häid andmeallikaid ja lisame siis selle allika ja ajatempli niimoodi, et on hiljem võimalik näidata järelevalvele, et kust siis need andmed saadud on. Ja ühtlasi maandada ka siis riskid, et tõepoolest tegutsetakse siis selle ettevõttega või et ettevõtte taga need isikud, kes siis ettevõtte ise väidab enda taga olevat. Ehk siis tavaline selline AML kontroll. Nii, teine pool, lisaks siis ütleme AML kontrollil on siis sanktsioonikontroll, mis on siis samuti kohustatud isikule kohustuslik enamjaolt rahvussanktsiooni seaduse alusel, siis neid nimetatakse erikohustusega isikuteks. Aga samamoodi, nagu juba kirjeldasin, et juhul, kui meil on olemas ettevõttega seotud füüsilised isikud, siis selleks, et välistada see olukord, et te teete äri mingisuguse ettevõttega, kes on sanktsioneeritud isiku kontrolli all, on siis alati mõistlik need siis isikud, kes on selle ettevõttega seotud finantssanktsioonidega seotud andmebaasidest üle kontrollida ja meie siis ütleme, lahendus võimaldab seda teha kiirelt ja mugavalt ja samuti selle tulemuse säilitada hilisemaks siis ülevaatamiseks. Nii, lähme edasi. Et mis need siis need, ütleme, sellised peamised, ütleme, ohud on siin, kui me ei tunne oma klienti või partnerit, et eks need riskid on siin juba mitmel puhul kõlanud, et see mainerisk on, et me ei pruugi saada kunagi enam, kui me oleme teinud äri mingisuguse ebasoovitava ettevõttega, olgu ta siis sanktsioneeritud või olgu ta siis mingisugune kurjategijate ettevõte, et me ei pruugi siis enam saada tagasi seda kliendibaasi või seda positsiooni oma turul, sest me oleme maine siis põhimõtteliselt kaotanud. Samuti siis me võime mingisugustesse rahalistesse kaotustesse sattuda, et meid lihtsalt kelmitatakse, kui me ei tunne oma partnerit, me anname raha kuskile sellisele isikule, kellele võib-olla ei ole kõige puhtamad kavatsused ja samuti me võime siis teha mingisuguse äri mingisuguste kahtlaste skeemidega või ka siis suisa kuritegeliku organisatsioonidega või kuritegeliku organisatsiooni kontrolli all olevate isikutega. Eks need on need riskid, miks me peaksime siis nii-öelda siis KYC põhimõtteliselt rakendama, siis oma klienti tundma, oma partnerit tundma. Nii, edasi. Siin on nüüd siis loetelu nendest andmeallikatest, mida me selles meie lahenduses kasutame. Nagu loogiline on, kuna me oleme siis andmetöötlusega tegev ettevõtte ja me päris palju andmeid ise kogume ja et nii-öelda siis kvaliteetseid tooteid siis pakkuda, me siis päris mitmest kohast pärime nii-öelda andmeid endale nii-öelda oma kõhtu ja siis neid seal töötleme. Siis on meil loodud nii-öelda oma andmebaas, mille nii-öelda väljundit me seal siis KYC-lt pakume. Ja loomulikult on meil siis ka ühendus tehtud Eesti äriregistriga, kus saab siis neid äriregistris olevaid andmeid siis nii-öelda sinna utilitisse tõmmata või siis raportisse tõmmata selle ettevõtte kohta.
kas või selleks, et nüüd seal siis screenida ehk siis sanktsioonide vastu kontrollida. Ehk siis see on selline kõige lihtsam ja loogilisem pool, mis puudutab siis Eesti ettevõtteid ja Eesti taustaga siis isikuid. Mida nüüd nagu rohkem küsitakse ja mis on selle toote nagu laiem mõte, on siis ikkagi rahvusvahelised ettevõtted ja rahvusvaheliste taustadega ettevõtted. Et isegi kui me näiteks Eesti äriregistrist küsime mingisuguse ettevõtte taustaandmed ära, me võime sealt väga tihti saada mingisuguse informatsiooni, et osanikuks, küll Eesti äriregistris võib-olla on võimalik tegelikult kasusaaja andmed siis saada, kuid näiteks osanikuks võib olla väga vabalt siis välisriigi ettevõte. Ja sealt edasi on juba siis ettevõttel kaunis keeruline tuvastada seda, et kes on siis selle siis osanikuks oleva välisriigi ettevõtte taga. Ja selle jaoks näiteks, või on ka kliendiks ise siis mingisugune konkreetne välisettevõte, ükskõik kui me siis kuskil ekspordime või impordime kelleltki, et me tahame teada, kes on siis ettevõte ja kes on temaga seotud isikud. Eks ju tavaliselt ju sellises hästi lihtsas sellises businessis, ütleme tootmises, enamjaolt suhtlemine käib seal ikkagi müügimeeste või ütleme müügipoole tasemel. Ehk siis seda, kes tegelikult on ettevõtte juhatuses või osanik või seda, et seda informatsiooni aidata ikkagi seal ei liigutata, pigem peab seal ikkagi kauplemine hindade, toodete ja klassifikaatorite ja muude selliste spetsifikatsioonide üle ja siis tehakse leping ja jätakse siis selle partneri taust kontrollimata. Ehk siis, et selle riskiga siis ei saa enam tänases olukorras leppida, peab teadma, kellega äri tehakse, selleks lihtsalt vältida seda, et mingi kas või teadmatusest, ettevaatamatusest näiteks sanktsioone rikutakse. Nii, ja selleks, et siis selliseid lahendusi meil, et me saaksime selliseid lahendusi kasutada, oleme me kasutamas siis nii-öelda ka omakorda väliseid andmepakkujaid ja oleme teinud siis koostöölepingu sellise ettevõttega, nagu see on Bureau van Dijk, kes on siis Moody's Corporationi kontserni kuuluv ettevõte, kes pakub ettevõtte andmed. Oleme leidnud, et see on kõige siis kvaliteetsem ja kõige parema hinnakvaliteedi suhtega lahendus, pakkumaks seda siis täna Eestis SME turule ja pean tunnistama, et tõepoolest seda konkurenti talle täna nagu naljalt leida ei ole, kes pakuks siis sama häid, sama kvaliteetseid andmeid. Ja põhimõte on siis väga lihtne. Selles utilities lihtsalt sisestate riigi, sisestate ettevõtte nime ja otsite Bureau van Dijk allikat kasutades selle ettevõtte kohta nii-öelda siis kirjad välja ja tellite raport. Ja raportis saate siis juba teada ettevõttega seotud AML andmed, sealhulgas siis juhatuse liikmed, osanikud tegelikult kasusaavad. Inglise keeles siis? Jah, inglise keeles. Nüüd selle teise allika, ehk siis professional partneri päritoluriik on Eesti. Tegemist on Eesti teenusepakkujaga, keda me samuti kasutame. Tema töötab siis selliselt, et tema siis saadetud tellimuse peale võtab endale teatud aja. Siin on näha Standard Fast Express ja reaalajas neid siis raporti ei koosta, vaid paneb siis selle vastuse kokku omal meetodil, kuid ta läheb selleks natukene aega, seal kasutab tõenäoliselt natukene ka manpowerit ja saadab selle vastuse siis nagu siis olenevalt sellest raporti tüübist siis selle ajaperioodi jooksul utilitisse, siis, kus seda saab siis klient vaadelda. Ja samuti alla laadida ja siis seilub see raport seilusti utilities kliendi poolt siis vaatamiseks ja hiljem näiteks järelevalve representeerimiseks. Huvitav on see, et mõlemad täpselt 235 riiki katavad. Küll peab ütlema, et selle professional partneri tugevus on pigem just nii-öelda siis selline regioon, mis jääb siis Lääne-Euroopast ida poole. Sellest, et neil on ka päris palju selliseid koha peal tegutsevaid, ütleme välisriigis koha peal tegutsevaid siis töötajaid, kes siis sealt selle informatsiooni neile siis põhimõtteliselt koju toovad. Jah, küsimus. Vahepeal küsimus äritausta kohta, et Olga on küsinud, et kui ettevõtte taga tegutseb tankist,
Kas selle info saab ka kuskilt teada? No otseselt seda niimoodi nüüd päriselt registris kuskil kirjas ei ole, et me vahendame ikkagi registri andmeid, et selliseid hinnanguid või ka siis teatud mingisuguseid, võib öelda siis mingit seotud informatsiooni sellisel kujul, et keegi võiks olla siis kellegi kontrolli all või et keegi ei pruugi olla siis selle ettevõtte tegelik kasusaaja tegelikult, et seda ei ole. Et on ikkagi registrites kirjas olev informatsioon on see, mis nagu raportis ametlikult pakume. Et täna on see olukord selline. Nii, ja EPI-d sanktsioonid. Selleks kasutame LexisNexise andmekogu, mis on samuti siis, julgen öelda, väga hea mainega üldtunnustatud lahendus, mida kasutavad ka mitmed pangad täna. Ja põhimõte väga lihtne, et on võimalik siis LexisNexise andmekogu vastu. LexisNexis põhimõtteliselt saadab meile või siis võimaldab meile siis ühe suure täieliku faili, kus on kõik nimed erinevate nimekujudega, seal erinevate kirjapiltidega sisse siis pandud ja selle vastu siis kontrollida. Ja siis sealt siis kontrollides saame siis vaste, et juhul kui keegi siis ütleme füüsilistest isikutest peaks olema siis sanktsiooni nimekirjadesse kantud. LexisNexises kasutame tegelikult kolm erinevat lahendust. Slaidid. Vahepeal üks kiire küsimus vahele, et kogu lahendus, mida sa oled kirjeldanud, et kas see sobib, Katrin on küsinud, et kas see sobib ka kohustatud isikutele? Jah, sobib küll. Siin on siis globaalne katus. Sellest läheme üle, sellest juba rääkisime. Ja meil on väikene. Hästi, ja siin on välja toonud siis sellised tüüpilisemad probleemid või siis use case'id on selline populaarne, selline inglisepärane nimetus, et milleks meil toodet siis nagu hea kasutada oleks. Meil on näiteks üks use case selline, et juhul kui keegi teie käest nõuab mingisugust kinnitust selle kohta, et te olete ikka see ettevõte, kellele te ennast väidate või et teie taga tegutsevad need isikud, keda te väidate, et seal on või et teie tegelikult kasusaaja on see, keda te väidate, et seal on. Kui me räägime sellisest näiteks mingisugusest välisriigi filiaalist või mingisugusest ettevõttest, kelle taust ei ole väga lihtsalt näiteks äriregistrist jälgitav, et siis me saame saate seda utilityt ise kasutada ja sealt ise enda kohta või siis oma grupi ettevõtete või ka siis mingisuguste oma allhankete kohta, kelle iganes kohta raporteid tellida ise endale ja siis neid siis esitada näiteks pangale või notarile või raamatupidajale või kes iganes teie osas hoolsusmeetmeid kohaldab. Kohustatud isikud kõik peavad siis ka teie osas hoolsusmeetmeid kohaldama. Selleks nad küsivad teie käest ettevõtte andmeid, selleks nad küsivad teatud põhikirja või mingid dokumente, mingisuguseid, võib-olla isegi siis mingisuguste osanike otsuseid selleks, et nagu tuvastada seda, et see informatsioon on tõene, ehk siis just nimelt see verifitseerimise pool selle kinnitamiseks, et need andmed, mis te esitate, et need on tõesed. Et siis kas see on üks variant, kuidas te saate seda verifitseerimise kohustust siis teha mingites tehingutes lihtsamaks ja saate selle ilusti siis nagu täita ise vastu tulles ja siis hoolitses sellest, et teie tehingud on kiiremini ja kergemini siis hoolsusmeetmed on täidetud ja need on siis tehingud on siis kiiremini ära tehtud või ärisuhted on kiiremini loodud. Et sellised tavapärased juhud, et selline üldine tööriist tavaliselt alati ikkagi koondab sellised võimalused ühte kokku, et ei pea käima kuskil guugeldamas, ei pea käima kuskil erinevates kodulehtedes surfamas, saate ühe raporti, selle prindite välja ja sellest peaks piisama järelevalvele või ka siis ütleme teatud, seda loomulikult, kas ta piisab või mitte, see sõltub juba sellest, millised on teie ettevõtte sisemised protseduurid. Aga vähemalt see võimalus on olemas seda situatsiooni kasutada või seda toodet kasutada, et seda ettevõtte tuvastamist tõendada ja ettevõtte tuvastamisprotsessi tõendada.
Nii, aga lähme siit edasi. Vahepeal üks küsimus ka Helenilt, et kas sinu kirjeldatud lahendus annab ka teada olukorrast, kus omanike seas esineb esitaja aktsiaid, inglise keeles siis bearer share, ma õigesti öelda? See on väga hea küsimus. Ma ütlen kohe, et ma oskan sellele vastata, et ma tulen tagasi, kui te saate selle, ma olen seda kontrollima nendest, ütleme siis metadatast, mis siis meil selle toote sisse on ehitatud, et kas see ja kuidas see siis nagu selle vastuse meile täpselt annab, juhul kui isegi seal on mingisuguse välisriigi ettevõttel need esitajaaktsiad seal siis nii-öelda siis osaluses sees, aga ma tõesti hea meelega, kui on nüüd küsijal võimalik see küsimus formuleerida ja panna sinna näiteks oma kontaktandmed juurde, et siis ma vastaks selle hea meelega hiljem, et siis mitte eksida praegu. Kõik küsimused niikuinii avaldame ka meie Facebook ja LinkedIn eventides koos vastustega, et seal saab ka siis hiljem sellele ammendava vastuse. Aitäh Helenile! Siin on siis selle siis väikesed paar tõmmist selle kohta, kuidas see Sharekeerusi utility välja näeb. Nagu näete, tegemist on väga lihtsa siis veebilahendusega. Loogika sisse. Saate nii-öelda töölaua endale. Teil on võimalik siis lisada endale kliente partnereid sinna nii-öelda siis, kuidas öelda siis, logisse või siis kausta, kus te siis neid kliendi andmeid hoiate, kliendi kausta. Ja näiteks ka oma ettevõtte või grupi kohta on siis võimalik samamoodi neid eraldi kategoriseeritud andmeid hoida. Ja siis iga kord, kui te juba uue ettevõtte lisate, saate alati tellida mingisuguse konkreetse teenuse, mida teil siit, mis andmeid teil vaja on. Kui teil on vaja näiteks välisriigi andmeid, saate tellida Roomantagi raporti. Kui teil on lihtsalt Eesti ettevõttega tegemist, võite tellida Kreditinfo Eesti raporti. Et sellised variandid ja võimalused seal siis ilusti defineeritud on. Nii, ja samuti siis sanktsioonid või EPI-de kontroll. Siin on näha siis üks väljavõte ühest raportist, kus on siis õnneks on anonüümiseeritud, jumal tänan. Mõtlesin, et päris õiged inimesed näita. Aga ühesõnaga, et siis nagu sa aru saate, selle shareholderi koha peal peaks olema füüsisiku nimi ja põhimõtteliselt, kui te seda punast nuppu screeni vajutate, siis kontrollitakse selle isiku nimi sealt LexisNexis andmebaasist ära ja saate teada, kas sellel kuupäeval on selle isiku osas siis LexisNexis sanktsioone kehtestavad kirjad siis tema osas leitud või mitte. Ja see jääb teile siis nagu sinna utility'sse sisse ja selle saate igal hetkel alati hiljem siis järelevalve esitamiseks tõendina siis esitada. Nii. Mida siis LexisNexis sanktsioonide andmekogu, nagu ma rääkisin, LexisNexis on meil siis 3 erinevat nii-öelda siis listiv andmekogu, mille vastu kontrollida saab. Et üks on siis sanktsioonide oma, teine on siis PEP-ide oma ja kolmas on siis nii-öelda siis watchlist ehk jälgimisnimekirjad. Ehk siis peamine ehk siis sanktsioonide oma on siin välja toodud. Ütlen kohe, et see list on mitte ammendav. Siin on nagu loetelu nendest allikatest, mida LexisNexis on kinnitanud, et mis neil seal sisaldab, aga nad ei lihtsalt puhtalt oma ärisaladuse kaitseks ei avalda kõiki neid allikaid. Kuid alati, kui ütleme, kliendil tekib küsimus selle kohta, kas mingisugune konkreetne allikas on siis selles andmekogus hõlmatud või mitte, siis ta saab esitada selle küsimuse meile, meie küsimusele nii-öelda siis kinnitus LexisNexi käest üle, siis klient saab selle informatsiooni, et kas ta siis saab näiteks mingi vastava riigi sanktsioonide info või mitte. Et seda praktikat on meil ka olnud juba varem. Kõige olulisem siin ühele tavalisele, ütleme nii kohustatud isikule kui ka mitte kohustatud isikule on read number 1 ja number 15. Ehk siis need on siin hõlmatud. Eestis siis ERSANS ehk siis rahvussanktsiooni seaduse järgi kohustuslikud jälgimiseks sanktsiooni režiimid. Kuid nagu näha, et siin on ka siis erinevad riigid siin, et näiteks United Kingdom, teatud kohustatud isikud jälgivad neid või ka siis OFAC, ehk siis USA, teatud kohustatud isikud jälgivad neid ka, et siis ka need vasted, juhul kui mingisugune isik on sellesse OFAC-i listi siis pandud, need ka siis annavad selles mõttes selle tulemuse sellest screenimise nupul vajutades, et tõepoolest isik on OFAC listis.
Ja loomulikult selles vastuses on siis näha, millisesse listi isik on kantud, sealt saab siis nagu edasi juba vastava siis meetme võtta, mis siis ettevõttel enda sisepoliitikaga paika on pandud. Nii, ja siin on lihtsalt jälgimisnimekirjade ehk siis sellised, mis ei ole päris sanktsioonid, aga võivad olla sanktsioonid näiteks siseriiklikus mõistes, mis ei ole päris finantssanktsioonid, vabandust, vaid võivad olla lihtsalt mingid piiravad meetmed, mis mingid riigid on kehtestanud mingitel erinevatel põhjustel või mingisugused mustad nimekirjad ja see nimekiri on mul siin lihtsalt välja toodud kui väike väljavõte, ma ei hakanud seda 230 valikat siia ära tooma, aga ütleme iseloomustamiseks, et see on mingisugused erinevate riikide ja organisatsioonide näiteks mingi tagaotsimisnimekirjad või sissesõidukeelud või ka mingisugused muud mingisugused, näiteks siin on näha Most Wanted või FBI ja sellised pankade Itaalia sanctions measures, näiteks Itaalia panga mingisugused sanktsioonimeetmed, ehk siis nii-öelda siis päris suur list selline erinevate organisatsioonide poolt kehtestatud piiravaid meetmeid, et kui ka need välja tulevad ettevõttes mingis otsingus, siis ta saab nagu vaadata oma riskisu järgi, kas ta tahab nende isikute osas siis mingisugust tegevus ette võtta või mitte näiteks. Kas täiendav hoolsusmeetrit kohaldada või ma ei tea, olemata riskisust äkki siis täielikult üldse see ärisuhe lõpetada. See jääb siis iga ettevõtte enda nii-öelda siis riskiisu määratleda. Nii. Ja nüüd me oleme jõudnud selle osa juurde, kus ma siis proovin selgitada, kuidas me seda sama utilityt kasutades nagu enda sanktsioonikontrolli läbi oleme viinud. Ka jällegi väga ilmselt proovime kaitsta oma ärisaladust ja ei räägi siin konkreetsetest isikutest, aga me saame rääkida siis nagu tegevustest ja me saame rääkida nii-öelda siis tegevuse mahtudest. Et nagu juba üleval pole öeldud, meil on circa 10 000 klienti, muidugi kellega meil olid ärisuhted. Mis me siis tegime? Ilmselgelt ka 10 000 klienti ka meie jaoks kontrollida on kaunid ikkagi kaunis ressursimahukas ja lähenesid meie siis ka riskipõhiselt sellele ülesandele. Ja esimese siis ülesandena oligi, et nagu välja selgitada, et kas meil on andmed olemas ja kas me saame need ettevõtted kuidagi ära kategoriseerida. Ehk siis väga suur töö, seda tegi üks väga tubli analüütik meil ja täitsa tunnistama, et teda siin kohe otseetris tänama, et ilma temata kindlasti oleks ülesanne mulle valdamatult raskem olnud. Aga mis edasi? Et riskipõhise lähenemisel, kuna me täna teame, et ütleme õnneks meil on selline ärivaldkond, kus meil on hästi palju Eesti seostega kliente, sellised kliendid, kus on siis kohe kõik nii-öelda siis füüsilise isiku nii nagu kõik selge, kes on seal siis nii osanikud tegelikult kasusaajad kui ka juhatuse liikmed, päris palju selliseid, ei saa öelda küll lühema ettevõtteid, aga ütleme ikkagi suhteliselt väikseid ettevõtteid. Ja ütleme, kuna me riskipõhiselt täna teame, et ütleme Eesti ettevõtete ja Eesti isikute osas, kelle puuduvad täna siis ütleme mingisugust välisriigi tegelikult kasusaajad või osanikud, et täna sanktsiooni kehtestatud ei ole, siis selle me saime kohe nii-öelda välistada. Siis me saime edasi välistada kliendid, kes on meil tuntud usaldusväärsusega, näiteks avalik sektor, professionaalid, notarid, kes selle ettevõtted, et need saime samuti välistada, et neil oli meil ka 4%, selle kergemaks. Ja nüüd siis järgmine on siis 4. punktist alati see, kus me hakkasime reaalselt sanktsioonikontrolli tegema, et siis me saime ära segmenteerida sellised ettevõtted, kus olid siis olid siis, ütleme, juriidilistest isikutest osanik ei olnud, olid kõik kas füüsilistest isikutest osanikud, juhatuse liikmed või juhtorgani liikmed, sellised siis, kus vähemalt üks välisriigi kodanik siis esines. Siis seal me seda riski ei võtnud, seda me kontrollisime kõik ära. Ja see oli selles mõttes isegi nagu lihtne pool. Nüüd läks nagu keerulisemaks, läks siis ütleme see pool, nagu ma enne juba ka rääkisin, milleks utility hea on ja utilityt me siin ka kasutame.
on siis, kui me kogume äriregistrist andmed tegelikult kasutajate osas ja osanike osas. Ja kui ilmub siis ikkagi välja selline kooslus, et meil on ikkagi ettevõtte osanikuks on välisriigi ettevõte, kelle osas me edasi andmeid ei tea, näiteks mis iganes, meil on mingisugune, kas või mingisugune Rootsi ettevõte, et me ju ei tea täpselt, kes siit taga on, meil ei ole seda teadmist ega mingisugust kinnitust, et seal siis see Rootsi ettevõte mingisugusele siis Vene oligarhile ei kuulu. Seal me peame selle tausta ära tegema ja siis tellima siis selle raporti, et saada teada, kes siis selle Rootsi ettevõtte taga tegelikult on. Seal võib olla veel, ütleme, täiendavalt mingisugune Rootsi ettevõtte osanike hulgas võib olla veel välisriigi ettevõtteid, ma ei tea, näiteks viiakse osalus Maltale või kuhu iganes, siis tuleb ka sealt ära kontrollida, et välistada niimoodi seda ahelat pidi siis see tegelikult kasusaaja või see kontrolli all olemine siis sanktsioneeritud isiku poolt. Selliseid oli meil õnneks ainult 3%, ehk siis mitte väga palju ja saime siis oma töö tehtud ja ütleme, nende kontrollide tulemusel, mitte nüüd kõiki on meil loomulikult sanktsioneeritud isikud ja kas neid üldse oli, seda ma ei saa ka väita. Kuid me leidsime päris palju selliseid ärisuhteid, mis me vaatasime, et ei ole riski väärt. Et see riskiisu põhimõttest lähtuvalt, et ega sealt ettevõttele nii palju kasu ei too, see risk neid hoida on suurem ja siis 1%-ga olime sunnitud siis kliendi suhte lõpetama, mis on siis nagu selles mõttes kasulik harjutus, et alati saab ka oma kliendibaasi puhastada selliste regulaarsete ülevaatuste käigus. Et natukene siis nagu ka selgust ja otsa vaadata sellele, et kes meil kliendid on. Sellise 10 000 baasi juures selline, mitte nüüd väga märkimisväärne mõju, aga ikkagi sellised vanemad olijad ja mitte liiga selge eesmärgiga meie kliendiks olevad ettevõtted, siis nendega võib-olla on mõistlikum see riski juhtimise poliitika põhimõtetest lähtuvalt see kliendisuse ära lõpust. Et niimoodi meie seda harjutust tegime. Ma eeldan, et umbes samamoodi võiks ta kuidagi käia ka kõigil teistel ettevõtetel. Et jah, ma ei tea. Kui on küsimusi, siis hea meelega olen nõus nendele vastama. Ja. Reinult on tulnud vahepeal küsimus, et selle lahenduse osas, et kui kiiresti seal päringutele vastused laekuvad? Büroo on Taik ja LexisNexis tuleb siis momentaalselt või natukene ikkagi paar sekundit tuleb oodata, et päris võimekad need süsteemid alati ei ole. Aga professional partneri siis on ütleme, sõltuvalt siis raporti tüübist, siis on 1-3 päeva. Töötab. Standard on 5-10 tööpäeva, Fast on 3-6 ja Express on 1-3 tööpäeva. Nii et loomulikult need on erinevalt hinnastatud, mida kiiremini soovitakse saada, seda rohkem kahjuks tuleb maksta. Kuid sellised need professional partneri lahendused täna meil on, mida me kasutame. Aga büroo on Taik ja LexisNexis tulevad siis momentaalselt. Nii. Ja olengi jõudnud lõpuni selle lahenduse hetkeseisu kajastamisel. Tulevikus loomulikult üritame sellest siis päris funktsionaalset AML tööriista kasvatada, et plaanime võimalikke siis riskijuhtimise või riskide hindamisi, lahendusi sinna sisse arendada, et näiteks kui mingisugune vaste tuleb kuskilt, kas mitte soovitavast jurisdiktsioonist või näiteks on meil mingisugused muud seosed, mis võivad viidata mingitele seostele ka jälle mingi kõrgema riskiga kas isikute või piirkondade osas, et siis kaasab näiteks mingisuguse foori tule endale külge või mingisugusele valdkonnale siis iseloomuliku riskinäitaja. Ehk siis aitaks teha neid riskijuhtimise otsuseid või ka näiteks otsustada seda, kas EDD ehk siis Enhanced Due Diligence ehk siis tugevat korra soodusmeetmeid kasutada.
et siis selline variant meil täna nagu mõtlemised on, et see toode loomulikult täna ei jää selliseks, nagu ta meil on. See funktsionaalsus kogu aeg areneb edasi ja proovime siis leida selliseid, ütleme, et proovime seda töövoogu lihtsustada, proovime leida uusi allikaid. Ka täna meil varsti on kohe nii-öelda uusi konnektorid, ehk siis selle büroondaigile lisandub siis erinevaid andmeallikaid. Saab välisriigist pärida näiteks Läti äriregistri Leedu äriregistri andmetest ja asjakasteedu ja UCAB andmetest ka, et need raportid siis, kellel on just parasjagu näiteks mingisuguseid ainult Rootsi tegelikult osusaja andmeid, siis vaja, siis ta saab pärida neid sealt konnektorist ja talle puudub vajadus selle büroondaigi nagu raporti täielikuks tellimiseks. Näiteks, et siis seda paindlikkust ja selliseid võimalusi kliendi jaoks suurendada. Seda poolt nagu arendame. Nii. Kokkuvõte. Et jah, selline CFDS utility, kui te soovite oma partnerite klientide tausta kontrollida, siis see peaks olema selline tööriist, mis selle töö ära teeb. See tööriist kindlasti ei ole meil lõplikult valmis, arendame see järjest edasi. Väga oluline on klientide tagasiside arendustiimile. Ehk siis iga kasutaja saab põhimõtteliselt olla natukene ka selle toote tuleviku kujundaja, nagu ikka. Hea tootearenduse tunnus on see, et klientide soove arvestatakse võimaluste kohaselt ja seda proovime meie ka teha. Ja minu poolt suur tänu, et veel, kui sa saad tagasi minna selle utility vaate peale endale, et on tulnud küsimusi sellest veel, et Helen küsib, et mida see utility lahendus kuvab siis, kui omanikuna näidatakse registris esindaja kontot? Ma olen seda küsimust õigesti Okei, ma saan aru, see on samamoodi selle esiti aktsiatega, ma pean seda kontrollima ja ma ei oska praegu hetkel vastata. Pole ühtegi sellist juhust mul nii-öelda visuaalis tekkinud, et ma seda teaks. Aga ma saan kindlasti need asjad järgi vaadata nii-öelda tehnilistest lahendusest. Ja. Siis veel Tauri küsib, et millal antud andmebaasidesse või sellesse tööriista ilmuvad siis ka Läti, Leedu, Soome ja Rootsi andmebaasidest tegemise võimalus. See on väga hea küsimus. Pean kohe tunnistama, et see oleks pidanud juba valmis olema, aga nagu ikka IT-arenduste puhul hinnade üks tõrge ja teine tõrge ja siis on IT-mees kuskil saare peal puhkusel. Et nagu ikka valmis ei ole saanud, aga no tõesti ma loodan, et nüüd mai lõpuks saab selle versiooni välja anda, kus meil on Läti, Leedu, Soome, Rootsi olemas. Jah, need on päris lõpusirgel. Ise tean, igapäevaselt on seotud selle arendusega. Ja. Siis Eerikalt on veel küsimus, on küll Raabile, aga äkki saame aidata vastata ikkagi, et kas elutähtsa teenuse osutajad peavad siis sanktsioonide all olevale isikule teenuse osutamise katkestama, et ei müü gaasi, elektrit, kütet? Minu isiklik selline kogemus ütleb, et kindlasti seda erandit tuleks küsida Raabi käest ja ma olen peaaegu veendunud, et Raab selle erandi loaga sellise teenuse jätkamiseks nagu annab, kuid jah, ütleme selle küsimus tõesti Raabile, et ei hakka siin nendest tõesti kommenteerima. Kui hetkel rohkem küsimusi pole, siis väikene paus ja kohe anname siis sõna ka Cobaltile esindajale Kaarile.
Paus on hetkel läbi ja jätkab siis advokaadibüroost Cobalt Kaarel Eller enda teemaga. Tervist ka minu poolt. Olen Kaarel Eller, vandeadvokaat, tegutsen advokaadibüroost Cobalt. Olen seal Banking and Finance tiimi liige ja see ongi see tiim, kes tegeleb rahvusvaheliste finantssanktsioonide ja sanktsioonidega seotud küsimustega. Et nagu siin ka nagu siin ka alguses juttu oli, et finantssanktsioonid ei ole ju midagi uut ja juba pikemalt aega on ju ka kehtestatud siin sanktsioonid, mis on meile ka siduvad siin seoses massihävitusrelvade tõkestamisega Iraani ja Põhja-Korea suhtes ja ka Venemaa suhtes alates 2014. aastast. Aga siiani on meil peamiselt tulnud anda nõu pigem finantsteenuste osutajatele, kellel tekib sanktsioonide rakendamise küsimus siis, kui nad taotlevad tegevusluba või suhtlevad järelevalveasutustega. Ja mõistagi siis nüüd, kui sõda Ukrainas puhkes, laiendati sanktsioonide rakendusala oluliselt ja nüüd ka paljud tavaettevõtted pöörduvad meie poole, et saada õigusnõu seoses finantssanktsioonidega. Ja siin ettekande mõistmise huvides siis, kui meil on juttu sanktsioonide rakendamisest, siis seadus eristab laias laastus kahte tüüpi isikuid. On erikohustusega isikud või ettevõtted. Need on need siis üldjuhul, kellel on finantsinstitutsiooni või rahapesu andmebüroo tegevusluba mingi finantsteenuse osutamiseks. Pangad kõige suuremad muidugi, aga virtuaalvääringu teenuse pakkujad ja siis ka finantseerimisasutused, kes pakuvad näiteks liisinguteenuseid ettevõtetele sinna alla. Ja siis on nimetega, mis neid tavakohustustega isikuteks, on kõik ülejäänud juriidilised füüsilised isikud Eestis, kes on ka kohustatud sanktsioonide rakendamiseks. Ma tean, et täna publiku hulgas peaks olema mõlemasse gruppi kuuluvaid isikuid ja peab ka ütlema, et nende nõustamisvajadus on nagu erinev, et kui erikohustustega isikutele ennekõike palutakse nõu anda seoses nõuetekohase organisatsiooni protseduurireeglite ja süsteemide loomisega, siis tavaettevõtteid huvitab ennekõike sanktsioonide rakendamisega praktilised küsimused. Võib-olla ka veel üks piiritus, mis ära tuua, millest oli ennem ka natuke jutt, et rahvusvaheline sanktsioon on väga lai mõiste. Proovin täna siin keskenduda sanktsiooni liigile, milleks on siis finantssanktsioon. Ehk siis need on sellised sanktsioonid ennekõike, kus on määratud isikud, kelle vara tuleb külmutada ja kellele ei tohi majandusressursse kättesaadavaks teha. Samamoodi on valdkondlikud finantssanktsioonid, kus siis keelatakse teatud isikute grupile või piirkondadele teatud üldse finantsteenuste kättesaadavaks tegemine või mingite tehingute tegemine. Mis küsimused võivad seal laias laastus üles kerkida? Nii, aeg-ajalt kaob ära, jah. No nii, kõdus. No, jah. Et esiteks on üldse, kas tehing ärisuhe võib rikkuda rahvusvahelist finantssanktsioonid ja see on küsimus see, et kuidas ettevõte peaks rakendama finantssanktsiooni ja kolmas on, kuidas taotleda erandit, et need on pigem küsimused sellistele tavalistele ettevõtetele. Samamoodi tegelikult ka, kui ma ütlesin, et erikohustustega isikutel on teatud kohustused organisatsiooni ja süsteemide osas, siis ka tegelikult tavaettevõte võib ka vabatahtlikult ise rakendada meetmeid, kuidas sanktsioonide rikkumisi ennetada. Ja viimaks on ka küsimused see, et kuidas siis erikohustustega isikud oma erikohustusi täitma peaksid. Esimese küsimuse juurde ütleme nii, et õigusbüroo puhul pigem tullakse ju ka ikka keerulisema olukorra puhul, et kui saadakse aru, et
sihipärase finantssanktsiooni puhul, et teine lepingu pool on sanktsioonide nimekirjas või on suht niisugune lihtne kontroll, omandiahel, kus siis sanktsioon nimekirja kantud isik omab rohkem kui 50% ettevõttes, et tegemist on finantssanktsiooni subjektiga. Selle kinnitamiseks pole meie poole tavaliselt ei pöörduda. Pigem on sihipäraste finantssanktsioonide puhul küsimuseks just kontrollikriteerium, sest sanktsioonid laienevad ka teatavasti ettevõtetele, kes on siis sanktsioneeritud isiku kontrolli all ja selle kontrolli tuvastamiseks on raburida kriteeriumi ja isegi võib juhtuda selline olukord, kus loetakse ettevõtte võib-olla kontrolli all, aga teatud juhul võidakse möönda, et siiski sanktsioneeritud isik ei pääse nende vahenditele ligi, et see on niisugused keerulised kaasused, kus siis saab vaadata, kas tehingut võib teha või mitte. Ja samamoodi on ka tuntakse huvi nende valdkondlikud finantssanktsioonide puhul, kus siis keelatakse teatud liiki tehingute tegemine. Küsimus, kas siis, kuna seal on, nagu ka Laura rahapesu andmebüroost enne mainis, et tihti on need määruse sõnastused väga üldised, räägitakse finantseerimisest ja need definitsioonid on väga laiad, siis on vaja aru saada, kas mingi tehing läheb finantssanktsiooni alla või mitte ja siin me saame nagu analüüsiga toeks olla. Nüüd, finantssanktsiooni rakendamine. Muidugi see skeem on siin lihtne ja ütleme ka erikohustuste isikute jaoks ei ole see reeglina ei tohiks olla keerukas, aga tavaettevõtete puhul, mis siis tuleb teha, et esimene asi on see, et kui tuvastatakse, et nüüd me oleme astumas näiteks tehingusse sanktsioneeritud isikuga, siis tuleb finantssanktsiooni kohaldada ja see tehing kas siis panna tehing peatada. Teine on see rahapesu andmebüroo teavitamine, mis ütleme vilunud isikutele võib lihtne olla, aga siin võib olla ka õigusnõust abi, sellepärast et mis selle eesmärk on see, et kui nüüd siis kui tehing peatatakse või ka mingeid vahendeid külmutatakse, mis on ettevõtte valduses, siis rahapesu andmebüroo peab seda selle sanktsiooni kohaldamise õiguspärasust hindama. Reeglina selleks aega 10 päeva, aga ta võib pikendada seda ka kuni 60 päevani. Selleks, et see protsess võimalikult ladusaks läheks, kõik vajalik teave esitatakse. Seal saab olla õigusnõustaja abiks. Teine olukord on see, kus on finantssanktsiooni rikkumise kahtlus. Siin on samamoodi, nagu öeldi, kui tekib juba kahtlus, et me võime mingi tehinguga või näiteks kauba tarnimisega või millegi sellega minna vastuollu finantssanktsiooniga, siis on kohustus kõigepealt ka lisateavet hankida. Nüüd selle lisateave hankimise juures on see, et ütleme nii, et kui nüüd minu soovitus oleks see, kui on nagu lisateavet hangitud, kas kõik võimalikest allikad, avalikud allikad, bürookond, kus seda saab, ja jõutakse järeldusele, et ei ole ikka finantssanktsiooni kohaldamist. Enne seda tasuks võib-olla ikka ka sõltumatut nõu küsida. Teine asi on see lisateave hankimise juures on see, et tihti on ka, võib juhtuda, et vaadatakse, et saime teada, et teises riigis selle grupi või selle ettevõtte suhtes ei kohaldata finantssanktsioone. Aga siin peab arvestama seda, et erinevate riikide praktika on väga erinev. Et see, et kui näiteks Austrias ei kohaldata kellegi suhtes finantssanktsiooni või grupi sõsarettevõtte suhtes, siis Eestis ei pruugi see olla pädev ja rahapesu andmebüroo võib olla ka teisel arvamusel. Ja kolmas asi, mis selle lisateabe hankimise juures on see, et mida tihti võib näha niisuguste suuremate ettevõtete
grupi puhul, näiteks kus on ütleme, mingi Vene oligarhile kuulub suur konglomeraat ettevõtteid, siis nägime seda tihti, et esiteks nad astuvad siis seal võimalikest direktorite, juhatajate kohtadest tagasi. See on veel, ütleme, arusaadav, aga siis tuleb tihti ka see, et ma loobusin tuleb pressiteade, kus siis nagu see sanktsioneeritud isik teab, ma loobusin oma tegeliku kasusaaja positsioonist. Ja siis tekib kohe küsimus, et kuidas see võimalik on. See on, ütleme, pelgalt niisugune pressiteade ei tähenda veel see, et kogu see alluvate ühingute kaskaad on vaba sanktsioonidest, sellepärast, et ütleme, osaluse võõrandamine reeglina võtab aega, eriti suurte ettevõtete puhul, see toimub, due diligence toimub, et see ei ole asi, mis käib nagu päevast päeva, reeglina võtab aega. Siis kolmas suur valdkond tegelikult, kus ma näen suurem nõustumisvajadus on see, et erandi taotlemine. Teatavasti siis sanktsioonidest saab taotleda teatud juhtudel erandit. Ja ennekõike siin on küsimus siis sihipäraste finantssanktsioonide puhul, kus siis näiteks, seal on, ütleme, erinevates, eriti Euroopa Liidu poolt kehtestatud sanktsioonides on erinevate sanktsioonirežiimide läbivad teemad. On enne sanktsioonide kehtestamist tekkinud kohustused näiteks. Ehk siis näiteks, kui keegi tarnis 1. veebruaril kauba, esitas arve maksetähtajaga 60 päeva ja siis nüüd 28. veebruar sattus vastaspool sanktsiooni alla. Siis see vastaspool ei saa ju talle, kas tal on vahendid külmutatud või ta ei saa üldse ülekandeid teha, siis sellisel juhul, et see raha kätte saada, on vaja erandit taotleda. Siis on ka sanktsioneeritud isikute põhivajadused, üür, kindlustusmaksed, külmutatud varade ülalpidamiskulud, pangakonto ülalpidamiskulud näiteks. Ja mis ma lisan siin, ka õigusabide kulude tasumine on siin võimalik erandit taotleda ja on ka nii-öelda erakorralised kulutused, mis on siis annab laiema võimaluse. Ja uudisena või uudse lahendusena Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonidel on nüüd võimalik erandit taotleda selleks, et kui on nüüd siis Euroopa Liidus asuvad ettevõtted, mis kuuluvad sanktsioneeritud isikule, et ta saaks neid osalusi realiseerida, maha müüa, on tal võimalik teatud tingimustel siis taotleda erandit. See muutub näiteks väga aktuaalseks. Me näeme ka Eestis, kus on mitmed ettevõtted sattunud sanktsioonide alla ja tegevus seisab ja töökohad on ohus, sellepärast, et ka teatavasti ka näiteks huvitav fakt, et ka sanktsioneeritud isiku jaoks töötamine loetakse sanktsiooni rikkumiseks, sellepärast, et sellega siis see töötaja teeb majandusressurssi kättesaadavaks sanktsioneeritud isikule. Osalus on nüüd, siis tegelikult nagu võetakse sanktsiooni taha. Siis näiteks, kui on väga lihtne, on härra X ja tema kuulab osaühing Eestis, siis see osaühing on sanktsioonide subjekt või härra X on nimekirjas. Aga ta võib selle osaluse nii-öelda maha müüa kellelegi teisele, kui ta saab rahapesu andmebüroolt loa, siis see osaühing enam ei ole sanktsioonide subjekt. Ei, siis ta ei ole, kui see osalus, kui see kontroll selle äriühingu üle kaob.
et seal on see nõks ka, et see tehing ei tohi olla näiline. Meie võib ka pereliikmete või? Ei, vaat see on nüüd ma ütlen, et see on kaks kriteeriumit. On see nii-öelda lihtne, on omandikriteerium, kui rohkem kui 50% osalusest kuulub sanktsioneeritud isikule, on ka siis üksus või ettevõtte sanktsioneeritud. Teiseks on siis kontroll, see tähendab seda, et ta saab laias laastus, et tema ikkagi saab määrata selle juhatuse selles osaühingus mingit kas faktilise mõjuvõimu või lepingute kaudu ja nii edasi. Et kõik see peab olema ka nagu need sidemed peavad olema nagu lahti löödud. Et seal ei saa olla niisugust nii-öelda, kuidas öelda, et ta paneb nii-öelda tankisti ette otsa. No, mitte isegi tankiste, vaid kellegi pereliikmetest. No see on ikka, siis peab tõestama, et see kontroll on sealt nagu kadunud, et see ongi see, et lõpuks on see siis nagu ma ei tea, onu poja poeg. No, tema onu poeg näiteks. Onu poja, see läheb nagu kauge, eks siis ütleme, siin võib igasuguseid skeeme ja asju välja mõelda, et see lõppastmes on see ikkagi siis, ütleme, iga isiku enda nagu teatud hoolsuskohustus vaadata, et kas see nagu, ta peab vaatama seda ühingut nagu, kas on ka hiljuti neid võõrandamistehinguid toimunud ja mis on juhtunud, et ta ei saa nagu lihtsalt pimedalt seda vaadata, mis on äriregistris kirjas, et ta peab arvestama ka laiemalt asjaolusid. Aga üldiselt see annab teatud võimaluse siin neid osalusi võõrandada, mida ennem ei olnud võimalik, et oligi, et kui ettevõtte Euroopa Liidus kaude sattus tänu kontrollile või omamisele sanktsioonide alla, siis oligi nii. Siis on ka valdkondlikest finantssanktsioonidest on võimalik erinevaid erandeid rakendada, mis siis saab üksikjuhul analüüsida. Aga see on, mis on väga tähtis, on see, et kui on nagu eriti just see sanktsioon sihipäraste finantssanktsioonide puhul, et kui isik on sanktsiooni subjekt. Ennem kui on rahapesu andmebüroo luba olemas, ei tohi temaga tehinguid teha. Isegi nagu Urmas siin enne mainis, et gaasiettevõte ei tohi gaasi tarnida seniks, kuni tal on selleks luba olemas. Aga seda luba erandi rakendamiseks saab taotleda nii sanktsioneeritud isik ise kui ka huvitatud osapool. Ehk siis näiteks enne ma tõin siin näite, kus oli see arve maksmise küsimus. Seal on võimalik ka siis sellel, kellele oldakse võlgu, ise rahapesu andmebüroosse minna ja öelda, et palun andke luba sellise tehingu tegemiseks. Ja miks on just siin, ütleme, õigusnõu vaja, et see taotlus peab olema ikka hästi põhjendatud. Need argumendid tuleb rahapesu andmebüroole juba niimoodi ette anda, et oleks ka suurem šanss selle taotluse rahuldamiseks, pluss peab lisama asjakohased tõendid. Et seal on võimalik nii ka vähe esitada, kui ka teistpidi on võimalik üle pingutada, et esitada liiga palju andmestikku rahapesu andmebüroole, kus siis võib-olla sellest läbinärimine võtab liiga palju aega, sellepärast et ka selle erandi taotlemise lahendamine võtab aega. Et vähemalt 30 päeva on rahapesu andmebürool selle lahendamised. Rikkumiste ennetamine tavakohustustega ettevõtetes, et ütleme nii, mida on võimalik teha, on see, et rakendada vabatahtlikult kergem versioon sellest, mida peavad tegema erikohustustega isikud. See on nagu, ütleme, mõistlik asi. Ehk siis ennekõike teha nagu riskianalüüs, ennekõike ettevõtetel, kes teavad, et neil on praeguses olukorras näiteks seosed Valgevene ja Vene suunal. Tuleks vaadata kõigepealt äripartneritega seotud riskid, nende omandisuhted, kas tooted, teenused võivad kuidagi olla valdkondlike sanktsioonidega seotud.
Mitte ainult nüüd ka finantssanktsioonidega, vaid igasuguste kaubanduspiirangutega. Edastuskanalitega seotud riskid, sinna lähevad alla, peaks vaatama, et kas on nagu põhjust arvata, et on mingid võimalused, kus aetakse äri, näiteks vahendajate, agentide kaudu, kus ei teata võib-olla kõige paremini seda ja esindajate kaudu, kus ei teata seda lõplikku kasusaajat võib-olla kõige paremini. Ja geograafilised riskid on muidugi ka, nagu ütlesin, kui on Venemaa suunal äri käib, aga geograafiliste riskide all tasub alati meeles pidada, et ei ole ainult siin meie lähinaabrid, näiteks sanktsioonide all, et näiteks mõnda aega tagasi käis ka läbi ühe Eesti ettevõtte juhtum, kes sattus seoses sellega vähemalt tähelepanu alla, et tal oli Myanmari huntaga suhted või väidetavalt. Mis seal täpselt aga oli, ei hakka kommenteerima, ei tea ka nii täpselt, aga ütleme niimoodi, et need seosed võivad olla ka suht üllatuslikud, et tasub näiteks alati vaadata, kui laiahaardeselt äri aetakse, et väga kasulik tööriist on EU Sanctions Map, mis on ka rahapesu andmebüroo kodulehel välja toodud, kus on näha maailmakaart, kus on need hallid piirkonnad, siis, kus sanktsioonirežiimid kehtivad. Siis kindlasti tasub paika panna kindlad vastutusahelad, kes siis selle sanktsioonide teemaga tegeleb, ütleme see nagu common sense. Ja ütleme nii, protseduuri paika panemine, mille juures saame ka meie aidata, et siin on kolm asja, mis see protseduur peaks katma. Esiteks on see, et see tehingute ja asjaolude kontrollimine, see, kuidas siis teatatakse rahapesu andmebüroole ja kolmandaks see, kuidas siis sanktsioonide alast teavet ajakohastatakse. Need on need, ütleme, see põhilised elemendid. Ja viimane asi on ka, kus siis on juristide pärusmaa ja vajadusel advokaatide või teiste õigusnõustajate abi on lepingu tingimuste kohandamine selliselt, et ennetada sanktsioonidega seotud riske ennekõike igasugust teavitamiskohustust, kui vaja teavitada omaniku vahetusest, sest see võib olla, et üks su partneri osanikud võivad ka vahetuda, et kes on üks päev, mitte ainult see, et osanik ise, olemasolev osanik satub sanktsioonide alla, aga ütleme, teises jurisdiktsioonis võivad tehingud toimuda ka mitte sanktsioneeritud isikult sanktsioneeritud isikule, et kui siis näiteks Venemaal üks äriühing vahetab oma omanikku, et sellest siis kindlasti teavitada. Siis riskide maandamiseks on erinevad võimalused vastutust täpselt sätestada ja teised erinevad võimalused, et igal juhul, ütleme, kui on sanktsiooniriskiga lepinguid, tasuks need kindlasti ka üle vaadata. Küsimus kohustatud isikuslaidide osas oli Helenilt, et kohustatud isikul ei ole samu õiguseid ja ressursse, mis õiguskaitseorganitel ja nii edasi, et kõiki neid asjaolusid kontrollida, et kas siis saabki olema üldreegel selline, et mitte tehingut teha osapoolega, kui andmeid pole võimalik lõplikult kontrollida? Ei, tehing tuleb ju, ütleme nii, peatada, ega sa ei pea täielikult loobuma, et sa ütled, et sa peatad tehingust ja esitad teate. Kas see tehingu peatamine on asjakohane, siis rahapesu andmebüroo peab selle kohta oma hinnangu andma. Et selles mõttes see süsteem toimib ka selliselt. Võib lihtsalt kogu aega võtta. See võib kogu aega võtta, jah, et see ongi see. Ja nagu öeldud, et see, ütleme, siin avalik õigus, ehk siis need sanktsioonide kehtestamise õigusaktid sõidavad lepingulistest kohustustest üle, et seda peab järgima. Ja see on paraku nii, et nii see on. Ja ma tahtsingi öelda, et see lepinguliste korra siia tagasi minda, et see lepingu tingimuste puhul on ka see, et just see, mis ma ütlesin, et sanktsioonimäärused kaitsevad siis, kui sul on, ütleme, kui sul on esitatud teave rahapesu andmebüroole. Võib olla ka niisugune olukord, kus ettevõte ise hindab, et see läheb minu riskitaluvusest
üle nüüd näiteks Venemaal äri ajada, ma tahan nagu lepinguid lõpetada. Et see iseenesest ei ole veel alus lõpetada, aga ütleme nii, et lepingu tingimused tasuks juba kujundada selliselt, et see võimalus on olemas. Ehk siis, kui sa tahad nagu, kui sa plaanid endale jätta võimaluse sellega, et sa nagu teatud riskitaluvuse ületamisel loobud partneritega tehingust, siis selleks peab olema lepingutes tingimus olemas. Ja erikohustustega isikute kohustused, et sõna kohustusi on siin väga palju. Teatavasti neil on kõrgendatud hoolsuskohustus, nad peavad rakendama ka paralleelselt rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmed, isikuid tuvastama, ärisuhte iseloomust aru saama, mis siis omakorda aitab ka finantssanktsioonide rakendamisel. Nad peavad looma ka riskijuhtimise süsteemi. Ja neil on kohustuslik määrata vastutav juhatuse liige ja rahapesu andmebüroo kontaktisik sanktsioonide osas, mis siis väiksemates organisatsioonides on tihti üks ja sama, kes vastutab ka rahapesu tõkestamise valdkonna eest, aga suuremates organisatsioonides on tõesti erinevad isikud. Ütleme nii, niisugused nõustamiskohad või kus meil on nagu, ütleme, siin erikohustustega isikute nõustamisel tekkinud sellised teemad, kus võib jääda või tekkida arusaamatusi järelevalvajatega või kus on vaja abi järelevalvajate nõudmistele vastamisel, on ennekõike siis riskistrateegia, riskihinnangu ja riskiisu dokumenteeritud olemasolu. Et nüüd on ka mis tihti juhtub on see, et on erikohustustega isikutel on kena rahapesu osas on kõik need dokumendid kenasti vormistatud. Sanktsioonid on sellest nagu välja jäänud, et nüüd on ka viimase rahvusvahelise sanktsiooniseaduse muudatusega on see ka otsesõnu ette nähtud, et need asjad tuleb kehtestada ja lausa väärtegu on ette nähtud, kui need ei ole kehtestatud. Et see on selline asi, kus siis saab nagu nõustada ja aidata nende dokumente paremaks muutmiseks. Siis protseduurireeglites on, ütleme, tekib sama efekt. Tihti on protseduurireeglid rahapesu tõkestamise osas väga põhjalikud, aga see, mida peab tegema sanktsiooni rakendamiseks, on niimoodi, ütleme siis nagu sinna lisana juurde pandud. Üks hea näide, mis kohe edab see ära, on see, et tihti pole käsitletud seda, et kuidas sanktsiooni rakendamist lõpetatakse. Erikohustusega isik külmutab näiteks kellegi pangakonto või maksekonto või mingid fondiosakud, väljamaksed. Sellele on kenasti mõeldud, aga siis reeglitus pole käsitletud seda, et kuidas see nagu uuesti vabastada, mida peab tegema selleks, et finantssanktsioonid ei kesta lõpmatuseni ja isikuid võetakse sealt nimekirjast jälle välja. Kas või ka kohtuotsuste alusel keegi ise kaebab sellele, et siis peab olema valmis selleks, et jälle need vahendid vabaks lasta. Ja üks mure on veel see tihti, et kehtestatakse ära need protseduurireeglid, aga siis nad jäävad nagu paigale, et võib isegi olla, et ettevõttes on kasutusele võetud väga hea uus süsteem ja uus protseduur, mis toimib tegelikkuses. Aga ütleme, protseduurireeglid ei ole sellele järgi tulnud. Siis ikkagi järelevalve vaata, või siis olgu see tegelikkus rakendatav protseduur nii hea kui tahes, et see peab kajastama ka protseduurireeglites. Üks küsimus. Katrin on küsinud, et kas ja kui siis, mis määral tuleks kliendiga lepingu lõpetamise puhul selgitada lõpetamise alust, et tegemist ei oleks tipping off olukorraga? Ikka, see on nüüd hea küsimus, et kui nüüd rahapesu andmebüroo kinnitab sanktsiooni õigsust, siis seda peaks nüüd kontrollima minu teada. Sellisel juhul see tipping off ei rakendu. See on ennekõike rahapesu tõkestamise valdkonna
valdkonna teema, sellepärast et sanktsioonid on midagi avalikku, sanktsioonid on sanktsiooni nimekirjad on avalikud. Ma saan seda kommenteerida, et RAB peale seda, kui ta kontrolli läbi viib ja leiab, et sanktsiooni on rakendatud õiguspäraselt, ehk siis piirav meede on rakendatud kohustatud või erikohustuslik isiku poolt õiguspäraselt, siis ta teavitab sellest selle kontrolli läbiviimise tulemustest ja ka siis selle kontrolli läbiviimise vaidlustamise võimalustest, siis teavitab seda sanktsioneeritud isikut ennast ka, nii et see nagu seda ting-offi ei ole, et seal niimoodi RAB teavitab. Just, jah. Et see on siis, kui RAB on selle olukorra ära lahendanud, et seniks ei saagi isegi, seniks ei ole alust lepingut lõpetada, et tehing tuleb nagu peatada ja siin saab öelda siis, et kohaldama hoolsusmeetmed ja vaatama, et see on nagu teema. Ja automatiseeritud sõelumise tööriistaga seonduvad küsimused, et ütleme nii, et see eriti suuremates ettevõtetes on kohustus siis screenimise lahendus kasutusele võtta, et kui on palju tehinguid. Üks küsimus, mis on järelevalvajaga, ma arvan, pidev dialoog on see, et kuidas seda sõelumiskünnist ja hägusloogikat kalibreerida, et tasakaal leida vale positiivsete ja piisava sõelumissügavuse vahel. Võib-olla ei ole nii juriidiline küsimus, küll aga see, et peab olema see hoiatusteadete läbivaatamise kord korralik, et süsteemid peavad olema sellised, et kui tekib hoiatusteade, kes iganes selle hoiatusteate saab füüsilise isikuna päris maailmas, et tal ei tekiks võimalus lihtsalt see kinni panna. Et peab olema nagu tagatud see, et rakendatakse kas 4 silma põhimõtet või siis asi eskaleeritakse. Ja teine asi on see, et seda IT-süsteemi, mis siis seda screeningut läbi viib, peab ka korrapäraselt testima, seda vaja dokumenteerida ja nii edasi. Ja ütleme, mis on veel alati, kus saab nagu aidata nõuga, on see, et sisekontrollisüsteem on tihti selline asi, mis on ka, isegi ta ettevõttes võib toimida, on vastutused nagu de facto olemas, aga seda on kõik vaja eeskirjas kajastada ja järelevalve jaoks ka dokumenteerida. Siis ka peab olema kindlasti kord nende kasutatavad sanktsioonimärgide uuendamiseks ja andmete säilitamine peab olema ka selline, et seaduses on see ilusti öeldud, et järelevalvajal peab olema võimalus ammendavalt aru saada, mis on toimunud, aga seda peab ka praktikas rakendama ja võimalikult täpselt ka kirja panema, mis siis andmed näiteks selle kohta salvestatakse, kui keegi saab hoiatusteate automaatsest sõelumissüsteemist, screeningu lahendusest ja ta otsustab, et tegemist on nagu vale positiivse vastega, tuleb need andmed kõik, mille põhjal ta seda otsustas kirja panna, tema otsus. Ja viimane asi on selline, see on ka väga palju öelda, outsourcing, väliste teenuste pakkujate kasutamine, et just siin sanktsioonide ja rahapesu tõkestamise valdkonnas on väga ranged nõuded nendele lepingutele. Tihti on tavaliselt teenuse osutamise lepingud, aga seal tulevad täiendavad nõuded nii raha PTS-ist, kes on Finantsinspektsiooni järelevalve all, siis Finantsinspektsiooni enda outsourcingu ühendist ja veel eriti kõrged nõuded kehtivad pankadele ja makseasutustele, kes siis peavad Euroopa pangandusjärelevalve asutuse juhendit vahetult rakendama. Võtta kokku siis, mis tuge me saame pakkuda, et ennekõike ütleme nii, et esimesed 3 punkti, tehingute analüüs, olukorra analüüs, nõustamine teadete koostamisel ja erandi taotlemisel on suunatud siis tavakohustustega ettevõtetele, kus siis keerulistes olukordades on soovitatav küsida ka välist õigusnõu. Ja
ennetavalt sisedokumentide koostamisele kaasa aitamine on pigem suunatud siis erikohustustega isikutega, kes neid dokumente peavad seaduse järgi kohustuslikult koostama, aga ka ütleme eriti riskialtimatele ettevõtetele, sest selles mõttes, et kes tegelevad suurema sanktsiooniriskiga valdkonnas või turgudel, on ka selliste sisedokumentide koostamine igati soovitav ja muidugi ka nende ellu rakendamine. Kus me kindlasti ka aitame, on järelevalveasutuste päringutele vastamine, sest sellisel juhul tihti, ja see puudutab erikohustustega isikuid, et mis sellest kasu on, esiteks meil on niisugune laiem vaade, me oskame võib-olla paremini nõu anda, mida siis järelevalvaja ootab, millist infot ta tahab või mida tuleb korda teha selleks, et tagada kooskõla nõuetega. Teiseks, täiendav ressurss aitab ka sellisel juhul võib-olla selle päringule vastamise ajal mõned nii-öelda puudused kõrvaldada, mis vastasel juhul hiljem päädiksid võib-olla järelevalveasutuse ettekirjutusega. Siis ütleme niimoodi, ei pea tingimata alati ootama, kuni järelevalve tuleb kas siis kohalpealsele kontrollile erikohustustega isikutele või teeb kaugkontrolli, et selle ennetamiseks võib ka nii-öelda, kuidas öelda, sõltumatut auditit või sellist välist hinnangut paluda, et teada ka saada sõltumatust allikast, et kas süsteemid toimivad ja kas organisatsiooni ülesehitus on paigas. Ja viimaks muidugi saame ka igati koolitusega toetada, sellepärast, et eriti erikohustustega isikutel on kohustus regulaarselt koolitust läbi viia ja seda ka dokumenteerida. Et kindlasti siin saame ka abiks olla ja ütleme ennekõike üldisem soovitus, eriti just sellises olukorras, kus on küsimus, kus on vaja nagu konkreetse sanktsiooni rakendamise olukorras nõustada kas erandi taotlemisel või siis teate koostamisel, et siin on mõistagi hea pöörduda pigem varem kui hiljem. Et kui tekib juba kahtlust, et siin võib nõu olla, siis ütleme nii, meie oleme advokaadibüroona alati valmis kiireloomuliselt aitama, aga mida pikem aeg on asjaolude analüüsimiseks, seda parem tulemus on võimalikum ka saavutada ja seda parem olukord kliendile tagada. Vot, see oleks minu poolt kõik. Küsimus, ma ei tea, võib-olla rahapesubüroo esindajale võib te saada vastata, aga oletame, et meil on klient, kes me ostame teenuseid kliendile ja see klient oma korrustab teenuste ettevõttele, mis on sanktsioonide all. Kas me võime teha koostööd selle ettevõttega, kes omakorda... No ütleb, siin on stampvastuses, seda peab analüüsima, et kas te osutate ülekandeid talle, et seda ei tohi teha ja müüme tooteid. Müüte tooteid? Ja ettevõttele, kes omakorda siis müüb edasi või ma ei tea midagi. No kui te seda teate, siin võib see olukord küll tekkida, et majandusressursse kaude kätte saadavaks. Siin peab need lepingud ja asju nagu täpsemalt vaatama. Et ütleme, see päris probleemivaba see olukord ei pruugi olla. Siin me vaatame, mis need tingimused on ja sest siin on kaks asja, mis on selle sanktsioneeritud isikute puhul. Üks on see varade külmutamine, mis on nii-öelda siis kellegi, ennekõike finantsasutuste valduses kontode külmutamine on see. Teiseks on ka majandusressursside kättesaadavaks tegemine, et ei tohi lubada seda, et sanktsioneeritud isikud saavad sinu kaupa ennekõike otse, aga ma ei tea, mis see vahendaja roll seal täpselt on, et seda nüüd siin ma arvan ka ei hakka nagu lahkama. Kui küsimusi rohkem pole, siis aitäh, Kaarel. Ja
see võib täitsa ette jääda. Ma luban sul istuma. Jah, ma annan selle. Ja veel kord kõigile meie ettekanded on tänaseks läbi. Püüdsime anda kerge arusaama sellest, mis asi on sanktsioon, miks seda järgida on oluline. Meie töö selles valdkonnas Kreditinfos jätkub. Suur aitäh Cobaltile ja Rahapesu Andmebüroole, et nad aitasid meid sellel teel. Ja veel kord aitäh kõigile üle veebis osalejatele. Teid oli palju ja ma usun, et see on kõik märk sellest, et see teema huvitab meid, sest et edukalt rakendatud sanktsioonide kontroll toob parema tuleviku meile, Ukrainale ja kõigile, kelle tõttu me seda teeme. Aitäh!